pärgi on rohkem, siis võib panna ka ütleme niisale ja sellele on niimoodi ütleme. Nüüd kui kõikide jätmaga paneme siis see põhiliivi, et see on paremale vasakule sümmeetriliselt. Kuna pärjad ei ole libelt, aga nagu kogu pere peab. Ja me võime panna ka siis mõne lipu sinna näiteks, vastu sinna. Oleneb, kas tuleb mitte või ei tule, vaatame. Ahhaa. Tere tulema! Siin on 3 kohe. Aga valmis. Me oleme täna ühe riigimehe perekonna Rahulas. Riiki on võrreldud sageli hoonega, millel on alusmüür, seinad ja katus. Ja hooned on harilikult neljanurksed ja nende hoonete alusmüüris on nurgakivi. Nõnda on igati õige täna küsida, kes on Eesti riigi 4 nurgakivi. Neid ei ole sugugi mitte raske nimetada. Need 4 Eesti riikluse nurgakivi, need on need, kes tõusevad meie riigi rajajate hulgas selgelt esile. Need on Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, Jaan Poska ja kindral Johan Laidoner. Kui Konstantin Pätsi ja Jaan Tõnissoni on nimetatud 2 suureks, kes on tõepoolest juhtinud meie riigi rajamist, siis 2 ülejäänut, Jaan Poska ja kindral Laidoner, on olnud ülemjuhatajad kumbki oma lahingutandril. Jaan Poska võitles Eestile vabaduse kätte diplomaatia väljal ja kindral Laidoner sõjaväljal. Nende kõigi ajalugu, nende elulugu, nende lugu on nagu peegel meie rahva ja meie riigi saatusest. Ainult üks nendest 4 sai surra oma kodus loomulikku surma, Jaan Poska, kes on maetud siia mõnesaja sammu kaugusele meist. Aga ülejäänud 3 surid vägivaldset surma. President Päts, tema maised säilmed õnnestus meil tuua tagasi kodumaale ja ta puhkab juba varsti veerand sajandit kodumullas oma kodutalu värava lähedal. Jaan Tõnissoniga on lugu palju keerulisem. Me ei tea, millal ta täpselt suri ja kas tal üldse on hauda. Kindral Laidoner puhkab Venemaal Vladimiri vangimaja surnuaial teadmata ja tundmata hauas, arvatavasti koos Poola legendaarse asepeaministri Jan Jankovskiga. Eesti riik on varsti saamas 100-aastaseks. See kohustab meid oma mälus neid kõiki uuesti meelde tuletama ja nendele au andma. Konstantin Pätsi auks on olemas võimas ausammas tema sünnikohas, küll aga puudub see riigi pealinnas. Jaan Tõnissonile on väärikas ausammas tema kodulinnas Tartus. Jaan Poska ausammast on hakatud rajama ja Jaan Poska
150. sünnipäevaks jaanuaris 2016 see loodetavasti ka valmib. Kuid väga hästi on läinud selles tähenduses kindral Laidoneril, kelle auks kindral Laidoneri selts püstitas ratsamonumendi kindrali noorpõlvelinna Viljandisse. Samuti on olemas tema Tallinna linnakodus pronkspüst ja alles sellel aastal kindral Laidoneri 130. aastapäeval püüdsesime me üheskoos mälestusmärgi kindrali ja tema abikaasa kodumõisas, mõisapargis, kus on väga väärikas mälestusmärk Johan ja Maria Laidonerile. Paigas, kus just täna toimub ka kindral Laidoneri 15. mälestusjooks. Ja nüüd kõige viimaks me võime rõõmu tunda sellest, et korda on tehtud ka see Rahula, perekonna Rahula, kuhu on maetud kindrali abikaasa, poeg ja mitmed kindrali suguvõsa liikmed. Mul on väga suur hea meel tänada kõiki neid, kes nägid vaeva selle Rahula korrastamise ja taastamise pärast, ennekõike osaühingut Vana Tallinn eesotsas proua Kalli Hollandiga. Nad on teinud ära suure töö. Aitäh Vana Tallinnale ja Kalli Hollandile. Aga samamoodi suur tänu ka kõikidele nendele, kes kaasa aitasid. Erilist tänu muidugi on ära teeninud Kaitseministeerium, kelle majanduslikul toel see osutus võimalikuks. Ja ma tahaksin lõpetuseks avaldada soovi, et võib-olla kunagi tulevikus saabub päev, mil inimkonna tehnilised võimalused arenevad nii kaugele, et teatavate tehniliste vahenditega on võimalik ka Vladimiri kalmistul läbi maapinna kätte leida õiged kindral Laidoneri säilmed ja siis on võimalik kindrali mainepõrm lõpuks ometi siia sängitada tema abikaasa kõrvale, sest nemad olid oma elus väga-väga lähedased. Seniks aga peame me leppima selle mõne peotäie mullaga, mida me mõned aastad tagasi Vladimiri kalmistult siia puistasime. Oleme täna mõtetes kindral Johan Laidoneri ja tema lähedastega, sest ilma tema võitluseta ei oleks me täna siin ega räägiks omavahel eesti keelt. Ma tänan. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Apostel ütleb, ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Meie palume. Igavene Jumal, elu ja surma üle valitseja, tugevda meie usku sinusse, et kõik, kes Kristuses on magama uinunud, sinu rahus võivad puhata. Kanname täna sinu ette tänus ja palves Laidoneride perekonnale. Kõik need, kes siin perekonna rahulas puhkavad, kui ka need, kes siia pole jõudnud. Issand, anna neile igavene rahu ja sinu igavene valgus paistku neile. Aamen. Issand, sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Õnnista Laidoneride perekonna korrastatud ja uuendatud rahupaika, et see võiks väärikalt edasi anda meie keskelt ära kustutute mälestust
ja meenutada, et sina, elavate ja surnute Jumal, oled meie kõigi tõeline ja igavene rahuase. Seda palume Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi ja õnnistagu ja hoidku meid kõige väeline kolmainus Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Vallavalitsuse ja volikogu poolt. Lubage mul tänasel ajaloolisel päeval ja hetkel teha esmalt väike tagasivaade lähemasse minevikku, veidi ka Triin juba rääkis sellest. Tänavu 13. märtsil möödus kindral Johan Laidoneri surmast Venemaal 61 aastat. Nagu Vene saatkond teatas oma kirjas Eesti Välisministeeriumile 1966. aastal, maeti ta kohe järgmisel päeval, 14. märtsil Vladimiri vangla kõrval asuvale linnakalmistule. 15 aastat tagasi, 1999. aastal, paigaldati Eesti Kaitseministeeriumi eestvõttel Vladimiri kalmistu väravapostile eesti- ja venekeelse kirjaga mälestustahvel, mille autor on Mati Karmin ja millel on Laidoneri pronksbareljeef. Kindral Laidoneri säilmete ümbermatmist Eestisse polnud võimalik korraldada. 10 aastat tagasi oli tähelepanuvääriv sündmus, kui 20. augustil 2004 etendati Rohuneeme kalmistul Viimsi kooliteatri ja tantsulaagri tantsijate ühisetendust, mille kulminatsiooniks oli Vladimiri linnakalmistult kindral Johan Laidoneri matmispaigalt toodud mulla pühitsemine. Ja see muld puistati 18. septembri 2004 siia kindrali abikaasa ja tema poja hauale. Läbi mulla, milleks me kõik ükskord saame, võime me minu arvates öelda, et perekond on siin jällegi koos. Kui 1918. aasta lõpul Saksa okupatsioonivägede lahkumisel Punavägi nende kannul Eestisse tungis, algas ainulaadne heroiline ajastu meie rahvale. Riiki ja sõjaväkke õieti polnudki olemas, kui tuli alustada võitlust ülekaaluka sissetungija vastu. Johan Laidoner oli algul operatiivstaabi ülemaks ja määrati enne jõulupühi 1918 sõjavägede ülemjuhatajaks. Laidoner oma kõrgema sõjaväelise haridusega, suure intelligentsi ja nooruse entusiasmiga osutas suurt otsustusvõimet ja silmapaistvat juhtimisoskust ning ka suurt poliitilist taipu. Ta tuli tundmatu alampolkovnikuna, tegi tõhusat tööd ja võitis. Väikesesse Eesti sõjaväkke sisendas ta julgust ning usku enda võimesse, mille tõttu ainult miljoniline rahvas suutis vabadussõja edukale lõpule viia palju kordi suurema vastase vastu. Suure isiksusena kujunes kindral Laidoner meie rahvale kindlust ja julgeolekut sisaldavaks mõisteks, nagu ka sõna vabadussõda on omaette mõisteks ja need mõlemad käivad käsikäes. Ja kui siis 1. detsembril 1924 seisis Eesti rahvas jälle hädaohus, oli Laidoner see, kes kutsuti korda ja rahu jalule seadma. Eestil oli ülemjuhataja ja kui maad ähvardas oht, kutsuti ta loomulikult ametisse. See lõppetunnil oli positiivne mõju riigikaitse reorganiseerimisel tulevikus. Ülemjuhataja käskkirjaga 17. detsembrist 1924 taastati vabatahtlik kaitseorganisatsioon Kaitseliit. On paratamatu, et selline suhteliselt vaene ja raskes geopoliitilises olukorras
olev riik nagu Eesti ei suuda lipu all hoida vajaliku suurusega regulaarväge. Appi peab tulema vabatahtlik riigikaitsetöö. Sellist tööd tegi Vabadussõja ajal Kaitseliit. 1. detsember 1924 näitas veenvalt, kust poolt tuleb oht meie demokraatiale ja sellest peale jäi Kaitseliit Eesti riigikaitse oluliseks komponendiks. Ja nii on ka täna, mil oht läänemaailma demokraatiale end sellest samast suunast jälle näitab. Oma raadiokõnes 16. oktoobril 1934 ülemjuhataja ütles muuhulgas, ma tsiteerin: kõigepealt ma kriipsutan alla ja tuletan meelde üht vana tõde, et ükski riik ega ükski rahvas ei püsi ilma kaitseta. See vana tõde kehtib ka praegu. Ja kui meie tahame iseseisva riigina elada, siis peame iga silmapilk olema valmis ennast kaitsma. Et ennast kaitsta, selleks on tarvis kõigepealt kaitsetahet, peab oskama end kaitsta ja peavad olema ka kaitsevahendid. Meil peab olema tahet ja julgust. Tsitaadi lõpp. See on käsk nüüd ja täna ka meile, kui lugupidamises tähistame täna siin Laidoneride perekonna Rahula taaspühitsemist. Nagu siis, kui ka täna vajame me eeskätt kindlat vaimu. Ja lõpetuseks. Kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti, oli Laidoner oma ametikoha tõttu väga hästi informeeritud lähenevast hädaohust. Ta oleks võinud oma elu päästmiseks kodumaalt lahkuda. Laidoner aga sidus oma enda saatuse kodumaa saatusega. Ta jäi oma rahva juurde. Kindral ja tema perekond on oma kodumaal ja meie südametes ka täna. Me tõotame Eesti eest surmani. Surnud ei vaja haudu. Hauad ei ole mitte surnute jaoks. Surnuaiad ja hauad annavad praegu elavatele inimestele võimaluse väljendada enda sidet möödanikuga, varem elanud inimestega ja möödunud ajaga. Oleme aegade jooksul sugulaste ja tuttavatega, samuti mitmete asutuste ja ühiskondlike organisatsioonide abiga üritanud jõudumööda aastate jooksul korras hoida Laidonaride perekonna hooaplatsi siin siselinna kalmistul. Aga praegu, tänu paljude inimeste pingutustele ja Kaitseministeeriumi toetusele, oleme saanud tulemuse, mida see perekond kindlasti väärib. Kindral Johan Laidoneri sugulaste nimel tahan nüüd avaldada tänu kõigile, kes on osalenud selle hooaplatsi korrastustöödes ja andnud sellega panuse Eesti ajaloo väärtustamisele. Eriti tahaks tänada Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumit toetuse eest, ilma milleta ei oleks olnud võimalik jõuda sellise tulemuseni, mida me praegu siin näeme. Suur tänu kõigile!